mina räägin galaktikaparvedest ja nende ümbrusest. Ja tegelikult kõik olulised märksõnad on siin eespool juba öeldud, nii Elmo Tempel kui Anti rääkisid parvedest ja uutest vaatlusprogrammidest, mis muuhulgas ka galaktikaparvi otsivad. Aga ikkagi praegu sellel avaslaidil mul on pilt Sloani digitaalse taeva ülevaate andmebaasist, ühe galaktikaparve keskosa tema kahe kõige heledama galaktikaga. See on nagu sissejuhatus. Kosmilises võrgustikus on galaktikaparved niisugused tihedamad kohad, kust väljuvad filamendid ja enamasti need filamentidel on vaesemad galaktikagrupid. Ja kui Anti ütles, et here there will be dragons, siis kuskil siin on draakoni superparv. Ja et kõik on õige, me võime ka draakoneid leida. Ja see viib meid järgmise slaidini. Suurimad süsteemid kosmilises võrgustikus on galaktikate superparved ja ma näitan praegu seda pilti Corona Borealise superparve näitel, mida me just uurisime. Et nüüd maikuus tuli artikkel välja. Et selles superparves on mitu rikast parve. Pildil iga rõngas näitab ühte, iga märk vastab galaktikale. Seal, kus galaktikad on tihedalt koos, moodustuvad rikkad galaktikaparved ja nad on omavahel ühendatud filamentidega. Ja superparv, me näeme ise, ta on üsna plombilise huvitava struktuuriga. Nii et superparvede ehituse uurimine on ka üks omaette teema. Nüüd veidi lähemalt selle sama superparve kõige rikkam parv ja tema keskosa pilt Sloani digitaalses taeva ülevaates. Sellel parvel, isegi siit visuaalselt on näha, et tal on koosneb niisugusest tihedamast keskosast ja tal on mitmed väljaulatuvad alamstruktuurid. Ja need alamstruktuurid on seotud parve kokkujooksvate filamentidega ja samuti siin parve lähedal on gruppe, mis kõik arvatavasti parve kukuvad. See tähendab, et nende alamstruktuuride uurimine annab meile info sellest, milline on parvenenud nende seos ümbrusega. Nüüd, kui vaadata galaktikaid parvedes, siis parvede keskosas enamasti me leia, kus on tähetekke ammu juba lõppenud. Ja parve äärealal on pigem tähetekkega spiraalsed galaktikad. Aga siin ma toon niisuguse huvitava näite sellest samast Corona Borealise superparvest, kus meil on üks rikas parv, tema lähedal on teine parv ja arvatavasti on need parved praegu liitumas, sest neid ühendab niisugune galaktikate ahel, mis praegu meie kataloogi järgi kuulub sellele parvele, aga siin keset parve läheb läbi tähetekke galaktikate rida. Ja meie oletus on selline, et tegemist siin ei ole mitte ühe parvega, vaid kahe liituva parvega, mis siis omakorda on ühinemas selle parvega, mis näitab ka seda, et kui me uurime parvi ja galaktikaid koos, siis me saame lisainfot nii galaktikate kohta ja selle kohta, kuidas galaktikad parves võivad muutuda, aga ka parvede endi kohta. Nüüd, kõige tähtsamad galaktikad teatavasti, kõige tähtsam galaktika on meie oma Linnutee galaktika, aga muidu kõige tähtsamad galaktikad on parvede peagalaktikad ja siin ma näitan uuesti ühe galaktikaparve peagalaktikat, tema kõige heledam galaktika ja heleduselt teine galaktika. Ja arvatakse, et parvede peagalaktikad on tekkinud paljude galaktikate liitumise teel, võib-olla hakanud moodustuma juba koos parvega väga ammu ja parvede peagalaktikad on
kõige heledamad galaktikad üleüldse. Ja gruppide peagalaktikad on palju nõrgem, aga siin on huvitav, kui te näete juba silma järgi tundub, et need kaks heledat galaktikat, et nad on umbes ühesugused, väga sarnaste omadustega, aga tegelikult vaatlused näitavad, et heleduselt teine galaktika on sellesse parve hiljuti kukkunud. Ja on veel hiljuti olnud vaese grupi peagalaktika, aga kuidas saab vaesel grupil olla nii hele peagalaktika, et ta on peaaegu võrreldav selle parve peagalaktika. See näitab, et on väga huvitav, üks huvitav suund on parvede ja gruppide ja parvede peagalaktikate uurimine. Siis veel. Aeg saab otsa. Olgu, simulatsioonidest hiljuti ennustati, et on olemas kahte tüüpi parvi. Ühed, mis on ammu moodustunud, mis on sellised suht kompaktsed, mille ümber on vähe filamente. Ja teised parved, kus on palju alamstruktuure ja mis on alles moodustumas. Ja seda me saame ka testida oma tööde põhjal. Ja siis see kõige viimane slaid, mis ma tahtsin näidata, et senimaani mul olid kõik näited toodud Sloani digitaalse taeva ülevaate kohta, aga see pilt on siin JPAS-i esialgse valimi, mini JPAS-i valimi andmete põhjal leitud kõige heledam parv natuke suurematel punanihetel. Nii et me saame uurida, kasutades mitmesuguseid andmeid, ka parvi nii lähiruumis kui kaugemal. Aitäh!